Tere! Täna räägime talvisest liikumisvarustusest, mida siis lumisel pinnal, nagu meil siin praegu ümberringi on hea kasutada. Hakkame otsast pihta kuidagi jah, et see aasta on kuidagi imelik. Meil on antud siuke talv, mida vähemalt eelmine aasta pole olnud. Saame tuua välja siis mingid liikumisviise, mida see aasta kasutada saab. Minul on sellised head uisusuusad, millega ma käin suusatamas. Miks sa arvad, et see nüüd matkal ei ole kõige parem suusk? Matkal tingimustes on üldse kogu komplekt on nagu väga oluline värk. Et suusk suusaks, sidemeid võib siin panna ükskõik millisele suusale, milliseid tahad. Aga kui sa lähed täiesti suurepäraselt ettevalmistatud rajalt, kus sellise suusaga on täiesti suurepärane sõita kuhugi kohta, kus ei ole mingit ettevalmistust, siis pigem jääd sellega natukene hätta. Ebatasasel maal on võimalik seda siit läbi astuda ja pooleks minna ja kandepinda on tal vähe, et vajub sisse ja jääb kinni ja kui neid põhjasid vaadata, siis siin on ka nüüd erinevus, jah? Libiseb mõlemat pidi, et matkasuusk on siis pigem natuke toekam, suurema pinnaga, osadel metallkandiga, osadel mitte, keskelt, osadel tagasi libisemist takistava stepp-põhjaga või siis juba siukse karvkattega. Et kui ettevalmistatud rajal saad oma 2 meetrist suuska lükata meeldivalt niimoodi laiali ja liuelda, siis sellise lumel, nagu meil näiteks siin on ikkagi põhiliikumise asend siuke paralleelselt ja siuke sammuv. Need on nüüd mõlemad matkasuusad, mõlemad on metallkandiga. Millisel juhul sa ühte või teist kasutaksid? Lühikest laia kasutaksid siukses natukene paksemas metsas võpsikus raba peal, kus võib-olla maapind on ebatasasem, rohkem üles-alla siksimist, niimoodi rahmeldamist. Pikemat, kahjuks meil Eestis ei ole eriti siukseid asju nagu Skandinaavias on, et siuksed hästi pikad, tasased, mitte liiga hooldatud matkarajad, kus siis selliste suuskadega oleks nagu ime hea panna. Nii et ühesõnaga sellega siis sellises tugevamas, natukene paakunumadas lumes, aga hästi kohevas lumes ilmselt see on parem. Jah, distantsi sõitmiseks ja matka läbimiseks selline lühema matka ja siukse tore tegevuse jooks selline lühem. Sellega vist väga rajas ei sõidagi. Et peab päris oma raja tegema. Sellise suusavendadele, kui siukene vend vastu tuleb, siis nad hakkavad pahandama. Üks huvitav liikumisvõimalus on veel, ka siin Eesti maastikul on, et kui panna 2 suuska kokku jäigalt, siis me saame tõukekelgu. Ja tõukekelk on ka üks väga mugav liikumisvahend ja neid on nüüd selles mõttes erinevad, et kui neil jätta välja ainult metalljalased, siis on väga hea nendega jää peal sõita, kui panna suusakujulised laiendused neile alla, siis on võimalik ka lume peal hästi sõita. Natukene suusamoodi, kui nüüd võrrelda rajasuuska, siis sellist matkasuuska ja räätsa, siis võib öelda, et rääts on nagu suusa edasiarendus, et suus, mis on veel lühemaks muutunud ja veel laiemaks läinud ja pind on tal päris suur, ilmselt oluliselt suurem kui siis rajasuusal, mis tähendab, et paksus kohevas lumes on temaga päris hea liikuda. Pind on suur ja sellise kujuga ja sellise teostusega rääts võimaldab tegelikult mitte ainult lumel käia, vaid ka näiteks soos väga hästi. Et kui astuda soo pinnale, siis vesi liigub võrdlemisi lihtsalt üles-alla ja või siit nendest aukudest läbi ja on võimalik kiirelt ka jalga tõsta. Muidu on niimoodi, et kui sa vajud vette juba, siis sellega, et siis hakkad nagu ämbrideid vettest nagu kogu aeg. Siin on näha, et räätsal on all ka sellised teravad nagad, nii et ta on ka jäisel pinnal liikumiseks, on päris hea järskudel nõlvadel tõusmiseks tänu sellele, et tal on sellised esikihvad. Nii et kui mäkke ronida
või siis ka mäest alla tulla, siis ka need metallnagad siin aitavad. Mida vähem kuri see rääts alt on, seda rabasõbralikum. Et neid esihambaid tasase maa peal liikumiseks nagu nii hädasti pole vaja. Need muumsud, mis siin nakkuvad, neid võiks ka vähem olla. Et päris maastiku ja mägede räätsad on selles osas võib-olla rabapinnasele kurjemad. Samas, kui on rabapinnas natukene jääs või midagi sellist, siis mingisugune haakus võiks ikkagi olla. Ja vajadusel siis saab sellel konkreetsel räätsal näiteks fikseerida jala ära niimoodi, et astudki täis jalaga neid samme, mitte ei tee seda siukest lohistavat suusasammu. Siin on see kõrgendamise võimalus ka. Ja et kui järsult nõlast üles minna, siis ei pea jalga nii palju väänama üles astudes, et siis saab kanda kõrgemale hoida. Ja siis on meil mingid huvitavad asjad. Nüüd enam väga räätsega suuska, natukene suuska isegi meenutab, et on siis matkauisud, mis on oluliselt väiksemad, lühemad, üpris kerged, aga jäisel pinnal võimaldavad väga kiiresti liikuda. Ja neid uiske on ka erinevaid, et siin näeme siis ka sellise universaalklambritega, mille saab mis tahes siis suusa või matkasaapale panna. Mille poolest see uisk hea on? Mille poolest ta iluuisust või jokiuisust parem on? Ta võib-olla ei olegi otseselt parem, ta on natuke teistsuguse eesmärgiga, et okiuisk, iluuisk, kiired pöörded, kiired äraminekut, pidurdamised, siis matkauisk on pigem nagu siuke distantsiuisu sarnane, pikk tera, aeglasemad pöörded, kiirem sõit, otsesem trajektoor. Sellest siis ka see pikkus, uisutera pikkus 40 senti, 50 senti, kuhugi sinna vahele vastavalt siis kasutaja oskustest ja siis jala suurusest ja kehakaalust. On siin nagu kaasa võetud ka, et kui see oli niisugune hea universaalne, mida saab panna siis jälle ükskõik mis jalanõule, või näiteks sellele samale saapale, siia klambriga kinni ja minek, siis veel suurema naudingu saamiseks niisugune nagu sportlik sõit, kus jällegi kand käib lahti ja toimub niisugune kiire libisemisliigutus. Ja sisult on see sama sabas, mida saab kasutada siis ka uisu suusaga. Et need on siin suhteliselt universaalsed. Siia saab panna siis mis iganes suusa saapa mudeli sidemed, kas või selle sama päris matkasuusa saapa oma, saab sõita selle saapaga. Need, mis meil siin kaasas on, neile on pandud samad murdmaasuusa saapa sidemed, sportlikud, ja siis sõita selle sportliku murdmaasuusa saapaga. Väga hea, mõnus, kiire. Et 40–50 senti ongi siis kõikide uisutootjatel siuke matkauisu optimaalne pikkus, millega saada piisav kiirus, sõiduelamus kätte. Nende uiskude puhul on selliste universaalsidemetega on üks kõige parem asjaolu on nüüd see, et kuna sa saad kasutada tavalist matkasaabast, siis on väga lihtne minna ühelt matkaliigilt teisele üle, et sa ei pea saapaid vahetama. Et sellise suusasaapaga, sellisel lumisel ja ka ütleme maastikul või ka asfaldil ei taha väga ringi liikuda, matkata, ta kulutab selle saapa lihtsalt kiiresti ära, siis sellise uisu, sellise klambri puhul sellega probleeme ei ole. Ja nad on head kerged seljakotis kaasa võtta, et jalgsi või suusamatka käigus näiteks teha kuskil järve peal ka uisutiia. Just täpselt, et kui varustusele on niisugused universaalsemad lahendused peal, nagu näiteks C-side või uisul C-side või siis lumerääts sellise sidemega, siis sattudes niisugusesse kohta nagu näiteks täna on väga hea see pagassist välja võtta
ja käia ükskõik mis saapaga ringi. Kui sul on spetsiaaluisk nagu see luuntahaks siin, mis vajab sellist jällegi spetsiaalsuusasaabast nagu muu Salomon ja sul ühte või teist ei ole, siis varustust kasutada ei saa. Samuti nagu selle murdmaasuusaga, et kui suusk on ja saabast ei ole, siis metsa minna ei saa. Aga võttes nüüd välja sellise sidemega saapa, võib selle siin sammas endale külge panna ja metsa poole kütta. Uisutamisel peavad alati olema kaasas jäänasklid ja ka sel talvel me oleme mitmel korral kuulnud, et inimesed on läbi jää kukkunud ja sealt välja aitab ikkagi kõige paremini see, kui sul on olemas jäänasklid. Suurema grupi puhul peaks olema kaasas ka viskeliin, et siis saab juba kaugemalt abi osutada. Aga jäänasklid ja uisutamise ajal hoitakse kogu aeg kaelas ja sisse kukkudes siis on väga lihtne nad siit kohe kätte saada ja nad on kohe praktiliselt tööasendis, et jääserva pealt on võimalik hakata ennast siis välja vinnama. On olemas ka vile, millega on siis võimalik abi kutsuda, et kaugemalt või tähelepanu juhtida teistele. Et need on kindlasti sellised asjad, mis uisutades peavad kaasas olema. Ja ühed head abivahendid kõigi lumes liikumiste korral on säärised, mis pannakse saabastele peale ja nende eesmärk on siis kaitsta saapaid jalgu lume sissetuleku eest. Uisutades võib-olla läheb neid vähem vaja, aga just ütleme räätsedel ja suuskadel liikudes on nad väga head. Kas keppidel on ka mingi vahe? Murdmaasuusakepp sobib väga hästi murdmaasuusatamiseks, aga matkasuusakepp sobib iga tegevuse jaoks põhimõtteliselt. Et kui ei ole uisutamisel eesmärk saada keskmist kiirust 30 kilomeetrit tunnis, siis võib vabalt kaasa võtta kepi, et oleks julgem olla ja toetada lumeräätsaga ebatasasel maastikul liikumise puhul. Lume sees ei näe mingi, satud siuksesse lolli kohta, kepp on käes, saad olukorra ära päästa. Ja uisutamise puhul võib ka keppi, kui hoog läheb juba piisavalt suureks, saab keppi kasutada ohutusvahendina, et nad on sul kuidagi niimoodi käes ja kui juhtubki situatsioon, et kukud läbi, siis on võimalus jääda keppide peale rippuma. Ja üks hea omadus on veel tal see, et uisutades, kui kepp on kaasas, on võimalik jää vastupidavust hinnata. Ja see, ütleme, harjumus või komme on paljuski tulnud ka polaarretkedelt, kus liigutakse mere jää peal ja on palju lahvandusi, kus öise külmaga nende jääpankade vahele on tekkinud selline õhukene õrn jää ja kunagi ei tea, kas see jää kannab või mitte, siis selline kepitest on üks hea võimalus seda jää tugevust hinnata, et suusataja saab üle öise õhukese jää minna juhul, kui ühe tugeva löögi korral see jää ei purune. Piisavalt tugev võib isegi olla umbes 2 sentimeetrine jää, kui ta on noor jää, ta on elastne, paindu, ta juba suusatajal küll vajub kergelt läbi, aga siiski on võimalik sellisest ohtlikust lõigust päris turvaliselt üle pääseda. Aga siis ikka suusa puhul, mis on nagu 2 meetrit pikk ja 60+ sentimeetrit lai, et kui sellise jää peale uisuga minna, siis võib natukene märjemalt lõppeda. No ei soovitaks proovida, jah. Et uisu puhul ikkagi, ma ei tea, 5 sentist alates võiks ta kindlasti olla. Ja tähtis on muidugi ka, et uiskudel liikudes, et kui sõidetakse, ei sõidetaks päris üksteise kannul niimoodi paarimeetrise vahega teise tuules, et kui nüüd esimene läbi vajub, mis seal järgmistel ei ole ka midagi teha siis, eks. Et sellistel kahtlastel kontrollimata veekogudel kindlasti distants võiks olla mingi 15-20 meetrit vähemalt ja pigem ka natuke teise trajektoori peal, et mitte täpselt sama liini võib-olla. Asjadest, millega tegevusi teha, me juba rääkisime, et kui on plaan
minna tegevusi tegema, siis võib-olla selline riietus, mis meil endal seljas on, päris hästi ei sobi. Et kui on ikkagi aktiivne liikumine, siis endiselt on teema kihiline riietus. Et esimeseks kihiks peaks olema tavaline soepesu, mis hoiab alumise kihi kehal kuiva ja sooja. Järgmine siis sõltuvalt paksusest üks soe kiht ja kõige ülesse siis koorikjope, mis kaitseb sind tuule, vihma ja kõige muu eest. Aktiivsel liikumisel peaks olema sellest piisavalt. Kui veel puudu jääb, on võimalik lisada veel soojenduskihte, et mul siin on üks väikseks pakitud sulejope, mille siis saab panna koorikjope alla. Ja eriti oluline, et keha lõpud, näiteks nagu varbad, sõrmed, silmaalused oleksid siis vastavalt kliimale kaitstud. Saabastesse käivad soojad sokid, kätte käivad soojad kindad. Hea omadus kindal on siuke lasteaiast tuntud tükk, et ei kaotaks ära, vaid kinda kätte on vaja ära võtta, ta on sul kohe käe pärast. On nad alati piisavalt soojad või? Kui sõrmed on eraldi ja... Kui juba nii külm on, siis labakud on kindlasti soemad kui sõrmekad, aga nendega saab mingisuguseid tegevusi teha, siis labakutega saab kindlasti sooja hoida. Saab sooja hoida, tegelikult ikka väga külm on, ütleme, -25 ja siis enam sõrmikutega on lootusetu juba sõrmi soojaks saada, siis tegelikult ainuke variant ongi ikkagi labakut panna. Aga Eestis õnneks väga harva on, et nii külma ja enamasti keegi väga ei liigu ka siis. Aga need on tõesti head soojad. Kusjuures ka sellega on võimalik liikuda, aga siis peab olema tõesti väga külm. Kusjuures see on ka kihiline, siin on ka mitu kihti mul. Ja üks väga oluline asi ka talvematkadel, eriti ilusa päikselise ilmaga, on prillid. Et minul on vanad sellised nõukaaegsed kvartslambi prillid, mida ma kasutan päikseprillidena, kuna nad lähevad mulle optiliste prillide peale ilusti ja mul on väga mõnus ringi liikuda. Mul on lõigatud siia õhutusavad, et nad ei läheks uduseks. Sinul on vist natukene kaasaegsemad. Ja, mul olid siin kaasaegsemad prillid, mis tegelikult on tavaliselt mäesuusa prillid, hästi eleda kontrastsusega klaasiga, et sobivad mõminaräpiks ja ka siuksesse lumeoludesse, nagu meil praegu on. Väga hea soe müts, aga kui natukene uisutada või midagi, siis hakkab jube palav. Ja pea puhul on siis ka kihiline riietus soovituslik, et mask, kaelasall, torusall, kuidas keegi nimetab, saab panna kaela, saab tõmmata näo ette, saab kaubanduskeskuses näo ette, saab tõmmata üle pea ja siis peamütsiks ikkagi siis siuke sportlikum värk. Ja kui toimub seismajäämine või jahtumise koht, siis või lihtsalt paigalõues olemine või passimine, siis selline karvane läki on väga hea. See on jumalast õige, aga üks väga hea asi võib olla veel mask, mida selliste tuisuste ja hästi tuuliste ilmadega on hea kanda. Minul tegelikult need prillid on nüüd natuke ära väsinud, mul on muidu siia õmmeldud selline väike mask, mis ulatub kuskil peaaegu lõua otsani, mis varjab tuisu ja tuule eest nägu, aga teatud oludes olen ma kasutanud ka sellist tõsisemat maski, mille saab siis niimoodi üleni pähe tõmmata ja siis, kus siis jäävad välja silmad ja jääb välja suu. Et nina on kaitstud, ta kaitseb tuule eest ja ka päiksekirguse eest, aga suu üldjuhul peaks olema avatud, sellepärast et külma ilmaga kõik see väljahingatav niiskus, see jäätub sulle siia maski sisse, et kui sul seda ava ei ole, et siis on suhteliselt üsna varsti hakkab ta sul vastu jäätunud, need tükid hakkavad vastu nägu peksma ja on väga ebameeldiv. Aga kui ja sellisel maskil, kui nüüd on prillid ka ees, siis on suurem osa näost on sul kaitstud. Ja tegelikult saab ka igasugustel koorikjopedel ja nendel saab vajadusel ka näo siit alt ära kaitsta, et kui väga hullud tuisupahvakud tulevad. Variante on mitmeid, aga kihilisus on üks
selline alus kogu riietamise puhul. Väga külmade ilmadega liikudes jah, on sellised labakindad väga head, ka -30-ga on täitsa okei. Kuskil -20-ga võib täitsa kätte panna. Ja teine tähtis asi on, et nende kinnaste puhul kasuta, kuna väga siduda, sättida, pilti teha on väga tülikas, et on väga hea, kui on sellised õhukesed aluskindad on ikkagi käes, et kui mingi pakkimisi teha, metalli puutuda, fotoaparaati näiteks, et sõrmi ära ei külmetaks. Et siis nad mahuvad ilusti siia suurte sisse ja oled jälle nagu vana jumala selja taga, ei ole sõrmedega ohtu.